saa kindlasti eitada, ei saa kindlasti öelda, me kriminaalmenetluses peaks kõik tegema selleks, et tõde ei selguks. Aga see reaalsus, millised on kriminaalmenetluse võimalikud tulemused, neid võimalikke tulemusi on 10 vähemalt. Ja kui sa ütled seda, et nüüd see eesmärk on ainult tõde, siis on 2 varianti. Kas sa pead ütlema, et kõigel 10 juhul on tõde käes, või pead siiski olema nõus sellega, et päris kõigil juhtul tõde ei ole. No mis need võimalused on? See tähendab, et esiteks võimalik on õigeks mõista inimene süüdimõistmise kõrval, aga võimalik on lõpetada mõistliku menetluse möödumisega. Võimalik on öelda, et ei ole tõendeid piisavalt. Ei ole tõendeid piisavalt. Ja nii edasi. Et ma tahan öelda seda, et minu meelest on kõik need võimalikud menetlustulemused täiesti aktsepteeritavad ühiskonnas. Täiesti aktsepteeritavad. Ja veel, kui tahta nüüd seda, et ikkagi ilmtingimata, ütleme niimoodi, et see tõde oleks, siis peaks ütlema, jah, võib-olla peaks siis püüdma piinamise juurde tagasi, keskaja juurde. Ega ma ei tea, kas keskajal nad ikka olid veendunud, et nende veekatsete puhul või tulekatsete puhul tõeni jõuti, aga põhimõtteliselt siis ei tohiks meil ju vahendites mingeid piiramisi olla. Aga me oleme jõudnud täna ühiskonda, kus me ütleme, et süütuse presumptsioon. Me ütleme seda, et näiteks jälitustegevusega saad tõendeid koguda üksnes ultima ratio põhimõttel, ainult siis, kui muude vahenditega ei saa ja nii edasi. Et meil on sellised tohutud piirangud ees. Et kuidas me siis väidame, et meil on piirangud ees, aga ikka tahame tõde saada. Et kuidas küll ja miks küll. Ja peale selle, ausalt öeldes, ega väga keerukas on öelda, et me nüüd kriminaalmenetluses ilmtingimata peame tõeni jõudma, kriminaalmenetluses, aga tsiviilkohtumenetluses, seal võib olla ka midagi muud. Minu meelest täna keegi väga ei nõua, et tsiviilkohtumenetlus tõde. Seal sobib väga kenasti poolte kokkulepe. Seal ei ole kellegi probleeme. No ja veel, kui veel rääkida, et üks selline mõneti kalambuuri moodi väide, et mida me siis nüüd selle tõe all täpsemalt silmas peame, kui me tahame tõesti rääkida. Klassikaline arusaam on see, ütleme, füüsikule või mingile reaalteadlasele, bioloogile, on ju selline, et tõde, see on ainult küsimus sellest, kas nüüd tegelikkuses toimunu ja meie teadmine sellest on omavahel kooskõlas. See tähendab, et kirves, mingisugune muu asi, kas oli kurituriist oli niisugune ja see on kõik. Aga kohtulahend ei koosne ainult sellest. Kohtulahend ei koosne ainult sellest, kuidas faktilised asjaolud olid, vaid ka sellest, milline paragrahv siis peal käis ja ka milline karistus. Kui me nüüd ütleme seda, kui me jääme sellise tõe määratus juurde, et üksnes faktilist asjaolud tegelemine on tõe tuvastamine, siis me peame järgmist sammuna ütlema, et Riigikohtul pole kriminaalmenetlus kohta. Sest Riigikohus ei või tegeleda faktilise asja tuvastamisega. Mina küll ei julgeks öelda nüüd, et see, mida ma olen siis üle 25 aasta Riigikohtus teinud, et see pole kriminaalmenetlus. Ma ei suuda sellega nagu leppida ega sellest aru saada. Ja samal ajal veel kord, kui nüüd öelda, et miks siis nagu see õige paragrahvi panemine, kvalifitseerimine ja õige karistus pole tõde. Jumal hoidku. Õige paragrahv, seal ei ole, ütleme niimoodi, kahtlemata seadusandja, kui ta karsisätteid teeb, eks ole, kahtlemata ta peab reaalsust vaatama. Ta peab lähtuma sellest, et tapmine on moraalselt taunitav ja ta ütleb siis, et see on ka kuritegu, eks, ja nii edasi. Aga väita seda, et nüüd õige kvalifikatsioon oleks ka kuidagi tõega seotud. See ei ole kuskil niimoodi, seda ei ole võimalik. Rääkimata karistusest. Minu meelest on absurdne väita, et kellegi puhul nüüd ainuõige karistus on 3 aastat, 2 kuud ja 1 päev. Ja et 3 aastat, 2 kuud ja 2 päeva ei ole tõde. Siin ei ole tõega mitte mingit pistmist. Nii et selles juures ja kohtutöös, kriminaalkohtutöös on lihtsalt muud faktorid nii palju, et väga keerukas oleks rääkida sellest, et see eesmärk ongi tõde. Lühidalt öeldes ütleks ma niimoodi, aga see jutt võiks pikem olla, ma arvan, et ma nagu piirduks sellise jutuga, jah.